unistuste, lootuse ja igatsuste analüütik. Me võime kõik analüüsida niimoodi, et mingid unistused, lootused ja igatsused võivad viia meid, elukogemus näitab, mitte üldse sinna, kus on stabiilne õnn, kus on võib-olla vastupidi degradeerumine ja teistega vastuollu, ma ei tea, loodusseaduste ja teiste elusolenditega vastuollu minek, eks ju. No näiteks, võtamegi, et ma unistan praegult, et mul oleks vaade merele, inimlik, eks, ilus looduslik koht, Eesti ilus kliima, keha oleks noor ja terve. Ma saaks nautida elu, mul oleks mingid manuainet, kas alkohol, narkots, mis iganes intoksilist ained. Ja siis ma unistan, et oleks hästi kuulus, inimesed hästi nagu imetleksid mind ja fänniksid mind ja ma lihtsalt oleks nagu hästi armulik, naerataks, ütleks. Selline ma olen. Eks ju, et selline ka lootus, unistus, püüdlus, eks ju, igatsus, olla ilus, tore, kuulus, rikas. Ma tea, et võimu omada näiteks, eks ju, et inimesed, kõik on nagu minu teenrid, eks ju, minu soovide ja unistuste täitjad, et ma ekspluateerin neid lihtsalt. Ja või on siis unistus näiteks, võib vaadata, et mitu protsenti seal on sul, eks ju, et võib-olla sul on kõike natukene. Või sul on unistus, et et ma olen nagu proovinud elus, ütleme, et muusikuna ma olen saanud tuntust nagu või mingit imetust või mingites loomaasjades, tantsus või saanud nagu, et kas ma olin nagu, need unistused nagu, et ma rahvas saab plaksutas, kas ma olin nagu õnnelikum? Nagu korraks olin. Aga see oli nagu sellise materiaalse maailma õnn, eks ju, et ta nagu sügavalt ja seda hinge nagu ei täitnud. Et hoopis see kinkimise rõõm, mitte kingi saamise rõõm, elukogemuses näitab hoopis rohkem, näiteks mulle elu kirtanad, kus me oleme laulnud tunde Jumala püha nimesid, kus mina ei olegi olnud maailma naba, kus on hoopis altaril jumalused. Et seal ma olen saanud hoopis rohkem stabiilsemat ja sügavamat ja nagu lahedamat ekstaasi või õnne tunda. Mingi väike kogemus. Et meie unistused, lootused ja igatsused, kui nad on nagu suures osas juba seotud, ideaalis 100% Jumala teiste elusolendite teenimisega läbi oma ande, läbi oma maitse. Loomulikult me oleme erinevad. Et ütleme, et sina näiteks, millega ma saan nagu teenida teisi, seda kinkimise rõõmu nautida, eks ju. Et kui see protsent on nagu hästi kõrge, 100%, siis sa oled pühak, eks ju. Sa oled juba tingimustelt omakosu püüdmatus teenimises läbi oma isiksuse. Isiksuse maitse, läbi oma nägemuse, aga see on ikkagi omakosu püüdmatu. Et seal võib nagu hästi lahedalt ennast kinni püüda, et vaadata siis sinu unistused, lootused ja igatsused, et palju on seal siis sellist puhast armastust ja palju on seal sellist väikest füüreri värki.